Kellega ma ennast võrdlema peaks? Nüüd ma olen tavainimene, tahan vaadata, et kuidas mul läheb, kas ma peaksin vaatama mingi kindla riigi poole, Euroopa mingi keskmise poole, Balti riikide poole. Mina arvan, et peaks võrdlema iseendaga varasemast ajast. Selles mõttes, et siit tuleb võib-olla natuke välja see näide, mida Mihkel välja tõi, et mingisugusel hetkel oli unistus ühetoaline korter Õismäel. Ja see tundus nagu, ikka Õismäe, see oli peaaegu juba nagu kõrgem keskklass. Aga aja jooksul on tegelikult läinud väga paljudel inimestel, jällegi kui indiviidi tasandile minna, leiame probleeme. Aga nii-öelda agregeeritult on väga paljudel inimestel läinud väga palju elu paremaks. Ja üleüldse mitte nagu dramaatiliselt pika aja jooksul. Kus see probleem tuleb sisse nendel inimestel, kellel on see tulutase on niisugune jäik ja justkui fikseeritud, aga kulud kasvavad. Ehk siis see on see probleem, kust hakkab pitsitama ja kust tuleb ka see tegelikult täiesti arusaadav rahulolematus.